Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tahan teile meelde tuletada, et samasugused kaardid, uue paki selliseid kassitaro kaarte, nagu mul siin laual, ma loosin välja kõigi oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Praegu on meid siin natuke üle 210. Ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate siis oma osalemissoovist teada anda. Aga praegu läheme kaartide juurde. Teil on sellel nädalal nii palju müntide kaarte, aga teie kardate vaesust. Esimene kaart on siin kohe see müntide 5. No see tähendabki vaesust, see tähendab puudust. Minu jaoks ongi see vaesuse kaart, aga ta tähendab ka puudust selles mõttes ja teil on hirmus hirm selle pärast. Seda, et te seda kardate, näitab või räägib mulle see kõrval olev mõõkade 9. See mõõkade 9 on selline hirmukaart, täiesti põhjendamatu. See on niisugune hirm, inimene ei saa magamagi jääda, sest mulle tundub, et teil on kas teil on olnud kulutused suuremad, kui te plaanisite? Kas teil mõnest projektist pole raha laekunud, mida te ootasite? Või te ei näe et siit kohe tuleb? Sest mulle tundub see, et lõvi mõtleb nii palju ette, et temal peab seal paari kuuse varu olema. Materiaalne varu peaks paari kuu oma olema ja te tunnete kohe, et teil hakkab kohe raha otsa saama, kui te nüüd ei näe seda, et teil on see varu seal olemas. Ja siis te vähkrete seal unetuna voodis ja mõtlete, et mis nüüd saab, mul raha enam ei ole. See pole nii, see on teie illusioon. See pole üldse tõsi. Kaardid räägivad seda, et see on täiesti rumal mõte, see ei ole hea, see ei ole üldse nii. Te ei pea muretsema, te ei pea öösel üleval istuma ja oma raha pärast muretsema, sest 3. kaart on siin kohe raha kuningas ehk müntide kuningas. Siin all on teil müntide rüütel. No mida te veel, armsad lõvid, tahate? Teil on rahakaarte nii, et uksest aknast tuleb raha sisse. Isegi siis, kui teil praegu need uksed aknad kinni on. Uskuge mind. See raha pressib ennast ise teie rahakotti, pangaarvele ja uksest aknast sisse. Müntide kuningas räägib sellest, et eelarve on teil paigas. Te ei kulutagi mitte kusagile pilla-palla, mitte 1 senti. Teie mõtlete kõik kenasti läbi. Teil on eelarve paigas, teil on plaan, kuhu oma raha kulutada. Müntide kuninga kõrval on teil hierofanti kaart. See on tarkus ise. See on selline tark inimene, kui te ise olete see tark inimene, siis te võite selle rahatarkust teistelegi jagada. Seda, kuidas raha hoida või seda, kuidas raha investeerida nii, et see sisse tooks. Kui te ise see ei ole, siis teil võib-olla on kohtumine sellise inimesega, kes teile võib-olla õlale patsutada ja öelda, et rahunege maha. Päriselt ka. See raha pole kuhugi kadunud. Raha pole kadunud ei maailmast ega teie taskust ega pangaarvelt. Raha on täiesti olemas, see ei kao kuskile. Ja kui teil on vaja mingit raha nõu, siis küsige julgelt seda selle sama targa inimese käest. See hierofant on üks väga tark inimene. Tema igas vallas võib teile nõu anda. Aga kuna praegu teema on rahadel, siis raha vallas. All on teil siin müntide rüütel. No müntide rüütel on täpselt samasugune nagu see kuningaski ja rahaasjad on paigas, ta teab, kuhu tuleb investeerida. Ta teab täpselt, mida teha. Ja te võite olla ka täiesti rahulik, sest tööd, kui teil veel ei ole, siis tööd, mille eest raha saab, hakkab teil tulema. Siin all on veel üks siuke kaart nagu karikate kuninganna. Vaat karikate kuninganna on selline naine, kellel emotsioonid on kontrolli all. Ta on selline rahulik, jääge siis teie ka rahulikuks. Tema on selline rahulik naine, kes rahulikult võib seletada mitu korda
kellelegi, kes aru pole saanud. Vot jagate seda rahatarkust ja inimene muudkui küsib ja küsib, kui ma raha sinna panen, mis siis saab, kui ma sinna panen, mis siis saab. Te jääte selle kõige juures täiesti rahulikuks. Te suudate jääda rahulikuks ka siis, kui inimesed ümberringi närvi lähevad. Te jääte rahulikuks, annate neile nõu, rahustate neid, olete ise rahulik. Teie peale selles mõttes võib alati loota. Te olete suurepärane sõber. Teie juurde saab alati tulla nõu küsima. Sellepärast ma arvangi, et see hirofant olete te ise. Koos oma tarkusega, nii kõige muu tarkusega, mis elus on vaja, kui ka selle rahatarkusega. Ja kui inimesed tulevad teilt nõu küsima, siis te rahulikult seda nõu ka annate ja jagate. Et oma sissetulekute ja raha pärast te muretsema ei pea. Aga mille pärast te peate muretsema? On see sama viimane kaart selle nädala lugemises. See on müntide 2. Ja müntide 2 räägib minule alati sellest, et inimene peab leidma tasakaalu töö ja puhkeaja vahel. Ei tohi ennast üle pingutada. Selle hirmsa raha tagaajamisega ei tohi ennast ära unustada. Töö tegemisega, see võib olla füüsiline töö, vaevalt, et te lähete nüüd kraavi kaevama. Aga seal ei olegi vahet. Olete pikki tunde tööl, ma ei tea, võib-olla olete raamatupidaja, istute seal, teete kuu lõppu või mis iganes aruandeid on vaja teha, pea juba huugab otsas, mõtlete, millal see ükskord otsa saab. Ei saa, ikka veel ja ikka veel on vaja teha. Jälle tuleb keegi mingite arvetega, jälle peab midagi tegema, üle tunde tegema, õhtul kaua istuma, puhata pole üldse aega. Et ärge unustage ennast. Ärge unustage ära ennast, peab leidma tasakaalu töö tegemise ja puhkamise vahel, sest muidu juhtub see, et tervis hakkab kärisema kusagilt. Teete tööd ja kui te ei oska puhata, siis elu tõmbab teil ise selle kuidagi viisi vaiba jalge alt ära. Ja paneb teid puhkama. Et leidke see tasakaal, see müntide 2 on ainukene kaart, mis on nagu reaalne, nagu selles mõttes, mida tuleks tähele panna. Aga kõik see ülejäänu, need unetu tööd ja vaesuse kartmine, no see on täielik utoopia, see on lihtsalt illusioon, see on teie peas kinni, ütlen ma teile. Seda ma ütlen teile, armsad lõvid, raha ei ole maailmast otsas, raha ei saa otsa teie taskust, ei saa otsa teie pangaarvelt, ei lõpe töö, ei lõpe raha, teil on kõik olemas. Kõik on väga hästi, te ise olete piisavalt tark. Võite teisigi õpetada. Nii et nautige seda nädalat, ärge laske absoluutselt segada ennast mitte mingisugustel muremõtetel. Olge rahulik, kõik saab korda, kõik ongi korras. Ainus soovitus teile, puhake, ärge rabage tööd nii, et tervis kannataks selle all. Nii, armsad lõvid, selline sai see nädala lugemine teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.